23. aasta sügisel valmis meil siis selline pliidikompleks. Pliidi täispikkus on siis 2,6 meetrit. Pliidi täissügavus 67 sentimeetrit ja kõrgus 83 sentimeetrit. Pliidi järeraua autor on meil siis meie tubli koostööpartner metallimees Pekka. Kogu see pliidiplaat on tehtud siis täiskükist. Augud on veel lõigatud siis seest, avad. Varm pandud siia ette ja varm on samasugune varm nagu on siin, on ka siin. Selle varna pikkus on 1,80 m. Selle pliidi nimi on siis kombo, et siis kõik on siin pandud võimalikult kompaktselt. On puupliidivalle, on puupliidipraahi, on puutõrjukoht ja on ka elektripliit. Soemüür on siin taga viimusesti küll pika tehtud see taha, aga lõõristik on siin taga selline, kus siis lõõristik asetseb ainult kinda maani soemüüris. Et ei ole ta ei ole üleni lõõrile viidud, sest et ta on lahendatud ainult 2 siidriga. Et siis siin all on meil suvine siider. Ja siin ülevalpool pidirava kohal kohe on siis talvised siider. Talvise siidri puhul käib siis suits läbi soemüüri lõõride. Suvise puhul ta läheb ümber ahju alt sisse ja läheb korstnasse. Korstnaks siin siis Rondo Plus lõõriga, keramise sisuga. Pliit on laotud Lode Janka punasest tellistest. Puhta ruugil. Siinest tegime ka siis veel ühe tähiku sisse siia, et natuke seda muljet paremast anda siia. Ja puutöö koha tegime jälle kaarega, põlviga ja kumerast kivist. Kumerast kivist just seepärast ja kaarega, et kumerkivi jätab selle ava visuaalselt suuremaks. Ta ei söö seda nurka ära. Kui me oleks teinud selle siin teinud kandilise, siis ta sööb see nurka ära. Vaarpaend täiesti kooslik pliidi all, ilma selleta ei taha teha pliiti. No pliidiraud on suur ja mõnus, siis 2 pliidi vahel on ka veel paras sükene ala, mis on sükene 60-70 senti pikk ala, mis ei lähe soojaks. Et väga hea mugav on siit asju käest ära panna ja tõsta, kui on söögi tegemine. Pliidiplaat siin sees rõngastega ja plaadi suurt on siis vastab siis number 2 pliidiplaadi mõõdule. 70 x 41 cm. Pliidi taga, taustaks taga siin karastatud plaas täis pikkuses natuke pikem kui pliit ja korsta peale pandud, mis hoiab ära siis kõik võimalikud rasvad ristmed ära. Ja plaasi kõrgus on siis 57 cm. Kulivarna ja pliidiplaadi vahe on ka alati hästi oluline, et see oli kuskil 63 cm tuuri jääda varna keskpunkt ja pliidiplaat. Et see on siis sükene inimesele kuni 1,70 m pikkusega on täitsa optimaalne. Et kõrgemad siis juba, kui on kõrgem viis, siis kindlasti inimene pikemalt, aga siis ta proportsionaalselt juba jääb imelik. Pliidivarn on siis 3 küljes pliidiraual. Ja antud pliidiraud on siis nii raske, et seda üksinda tõsta ei juhtuski. Ja pliidil on siis kõik nurgad, pliidi välisurved on siis kumerad mõlemad poolt. Ja siis ülguse kohv siin, siis siin see osa soemüüri ümber olev kohv ja korstnakohv. Siin kasutame siis saksa ahjurohvi, Porsche ja Tonnerke spetsiaalselt ahjurohvi kasutame siis siin. 22. aastal jälle sügisel valmis siis selline ahi. Siin on ka daatumkivi sees, märgib aastaarvu 2022. Antud ahi on tehtud siis rohkem orienteerituna söögi tegemisele ja toa kütmisele. Antud ahju täismass circa 4200 kg. Ahi on lahendatud ringlõõriga, ruugid on siinpool, ruugid on ka teise vilja peal, siiber on üleval. Ahi on tehtud põlviga, põlvkoldega, madal, ahju põlvi kõrgus on 38 cm. Ahju uksena kasutasime HTT ahjuust, mis on väikene kõrgem variant. Või siis jälle, et saaksime siit ka et on puid parem ahju panna ja saaksime põlvi natuke kõrgemaks. Ahi on lahendatud umbkoldena, ahjul on siis sees, on siis tal õhukanalid, et siit tuleb õhk peale
võtta seesama resti alla ja ka taha seina viiakse siis kõik õhk sama augu kaudu, sama ruumi kaudu koldesse, põlemisõhku. Ahjul kõik nurrad kumerad, R60, ATP tahmalugid, 13 sisemõõt. Ahju kõrgus tuli meil 240 cm, siin on tõesti järgi kõrge päev. Ilus kena, tore vana talumaja. Ja nüüd siis selline. Ette tegime siia väikese riiuli, kus oleks kohta, kuhu panna ka tikutoos panna. Ja samas, et see tikutoos ka võrda näha oleks, et oleks siukene parasjagu kõrge. Mitte oli madalal, mitte oli kõrge. Ja samas, et annake sellele ahju esipidele nägime ka vaadata. Ahju üks ees, regulaarselt, traditsiooniliselt kiirlõige, mis aitab seda ahju esiotsasid hoida paigal, stabiilsena ja samas annab juurde ja tuvastada disaini.